Ilusad kevadilmad kutsuvad paljusid taaskord välja jalutama ja sooja päikest nautima. Allergikute jaoks tähendab aga kevadine periood taaskord piinarikast õietolmuga võitlemist. Kõik on jõle keeruline, hästi raske on olla. Selline tavapärane silmade sügelemine, kinnine nina või siis hästi lahtine nina tilgub nagu voolikust. Samasuguste sümptomite all kannatavad igal aastal 10 000 eestlased. Sel aastal sõnavad aga allergikud justkui ühest suust, et tänavune kevad on kuidagi eriti ränk. Ma veetsin pikemat aega õues ja siis õhtul nii-öelda paugust justkui kohe hakkas pihta, kõik silmad paistes, nina oli täiesti umbes ja siis järsku oli tatti tilkus ja kõik need tavapärased sümptomid, aga jah, et hästi järsku ja siuke tugevamalt kui muidu algas see periood. Näitlejat ja lauljat Kristel Aaslaidu, kes muidu on vaevelnud vaid kodutolmu allergia käes, tabas sel hooajal sammuti ootamatult allergiline reaktsioon akna taga õitsevale kasele. Ja seda lausa nii tugevalt, et olukorda ei leevendanud ükski käsimüügiravim. Tavaliselt ikka jooksed sinna apteeki ja saad need esmased, mis need brändid kõik on, tõmbad need kõik ligi, aga tõesti ei toiminud enam. Jõin teed ja tunnen, et ei saa, et vaikselt hakkab sügelema ja niimoodi hakkas sügelema. Ja oligi too öö oligi niimoodi, et ma siis järgmine hommik ma ärkasin, ma ei saanudki magada väga ja siis ootasin, millal minu perearst kõnesid vastu hakkab võtma niimoodi minuti pealt, et nii, nüüd hakkan listuma. Tartu Ülikooli kliinikumi allergoloog doktor Mare Pauklini sõnul ei saa öelda, et allergikuid oleks sel aastal suurel hulgal juurde tulnud. Küll aga esineb tugevamaid allergilisi reaktsioone. See kindlasti oleneb sellest, millised on Eesti ilmad. Kui kevad hakkab varakult, siis kaebused tekivad inimestel varem ja nad pöörduvad kindlasti arstile varem ja võib-olla ka inimeste teadlikkus on allergia osas tõusnud. Allergia ei ole kaugeltki haigus, mida tasuks eirata, sest halvematel juhtudel võib see areneda ka astmaks. Kui varasemalt on diagnoositud astma, siis astma võib ägeneda või hoopiski atoopiline dermatiit, mis on siis peletikuline nahahaigus, võib siis ägeneda. See on väga ebameeldiv, see kindlasti halvendab inimese elukvaliteeti väga olulisel määral. Mul ei ole olnud sellist kogemust, et miski võtab selle täiesti ära, et kui siis ainult leevendab, aga jah, et sükest imerohtu veel vist ei ole. Seal ei ole mitte midagi teha, sa ei saa ringi käia mulli sees ilmselt. Kui saad, siis on lahe ja võib-olla me peakski normaliseerima selliseid suuri, kunagi oli see film Bubble Boy, vaata, et kõik käivad lihtsalt mullide sees ringi. Ma olen allergik. Selge. Et see on minu väike soovitus. Kui on võimalik, siis õietolmuallergik peaks õietolmu vältima. See tähendab seda, et aknad tuleks kinni hoida. Väga oluline on kroonilise põletikuravi, ehk siis kasutada ninna lokaalset hormooni ja silmakaebuste korral panna siis silma mõeldud paikseid ravimeid. Juhul kui käsimüügiravimid enam ei aita, tuleks pöörduda arsti poole. Sama peaksid tegema ka inimesed, kellel ei ole allergiat diagnoositud, kuid kes vaevlevad ärritunud silmade, vesise nina ja aevastamise käes. Vaid nii on võimalik ära hoida sümptomite süvenemine.